Presidendivalimised lähenevad ning võimalike kandidaatide üle peetakse üha elavamat arutelu, kui peaminister ja koalitsioon on viidanud, et näevad võimaliku riigipeana õiguskantsler Ülle Madiset, siis täna lisandus avaliku arutelu veel üks nimi. Mina ja Reformierakond suhtleme üles päris hästi ja ma arvan, et ta oleks väga hea Eesti president, kui ta seda tööd muidugi soovib ise teha. Presidendikandidaadina Ülle Madise pole ainuke praegu olnud ja ma siiralt loodan, et ta on valmis kandideerima, sellepärast, et tal on nii poliitiline toetus Riigikogus kui ka tegelikult, ma arvan, rahva toetus olemas. Ka sotsiaaldemokraatide juhid pakuvad presidendikandidaadina teistele erakondadele kaalumiseks õiguskantsler Ülle Madiset, kes on ise öelnud, et pole kellelegi nõusolekut andnud. Kuid eelnev on sõna otseses mõttes eilne päev, sest rühm tuntud ühiskonnategelasi tegi ettepaneku seada presidendikandidaadiks endine Kaitseliidu ülem Riho Ühtegi ja üllatus, oma heakskiiduga ei koonerda selles osas ka sotsiaaldemokraadist Raimond Kaljulaid. Sotsid pole praegu ametlikult oma seisukohta kujundanud ei juhatuses ega volikogus, ehk siis ei ole sotsiaaldemokraatide kandidaati ja seda ei saa ka olla enne, kui siis Ülle Madise näiteks jah ütleb. Aga mis puudutab Riho Ühtegit, siis mina olen ka väga positiivselt meelestatud. Loomulikult tegemist on väga tugeva kaitseliitlasega ja minu kogemus temaga ka kaitseliitlasena ja muidugi parlamendiliikmena on varasemalt väga hea. Hetkel mõjub uudselt ja värskelt olukord, kus välja pakutud kandidaat on valmis ka ise kandideerima. Mul endal mingi visioon olemas, mida ma teha tahaksin. Ma tahaksin palju suhelda inimestega, ma tahaksin palju kuulata ära arvamusi, ma tahaksin inimesi omavahel kokku viia, ka neid pooli kokku viia, kes tülis on ja proovida lahendada seda olukorda, sest ükski riik ei ole tugev, kui tema rahvas on lõhestunud. No, teil peab olema ka tegelikult Riigikogu toetus, poliitikute toetus. Kas te olete jõudnud riigikogulastega, poliitikutega suhelda? Ei ole väga. On olnud loomulikult jutte ja see oli enne, kui president Karis siis teatas, et ta ei kandideeri rohkem, sest me kõik lootsime, et ta kandideerib edasi. Parteidega mul juttu ei ole olnud ühegiga, aga partei liikmetega on olnud erinevate parteiga, kõigiga peaaegu. Ja kes on siis öelnud seda, et hakkas presidendiks või midagi sellist. Ja see on tol hetkel on nagu naljakas võib-olla või selline lõbus, aga see tegelikult valmis mind ette selleks, et kui nüüd mulle konkreetne pakkumine tehti ja ettepanek tehti, et siis ma olin peaaegu kohe nõus. Ta oli nõus, ta oli kõhkleja enne, aga pärast seda, kui nüüd see Ülle Madise ajal veel see viimane asi oli, siis tal vist see lõplikult murdus see kahtluse noodikene. Tegelikult tal juba enne see oli juba ümber siis, kui Alar Karis teatas võiduparaadil oma tulevikust ja ma arvan, et see on väga hea Eestile ja tegelikult me ju vajamegi seda. Me ei vaja ju tegelikult seda inimest, kellesse usuvad küll parteibossid, aga kellesse inimesed ei kipu uskuma. Kas te Ülle Madise puhul silmas pidasite, kui te ütlesite, et nii nagu nüüd juhtus? No selles mõttes, et sõna otses mõttes inimese nõusoleku puudumisel ja ei saa siiamaani täpselt aru, kas ja kes üldse rääkis. Eks ole, ma ei ole päris kindel, et see jutuajamine ikka täielikult toimus ja igal juhul mitte päris nii, nagu seda selle esitajad välja on lasknud, siis see on ju tegelikult natukene kogu selle protseduuri lörtsimine ka.